Oleme oma mikrofoniga tulnud siia Kiviõlisse, et puhuda Törtsuki ilmajuttu. Tere! Oleme oma mikrofoniga tulnud siia Kiviõlisse, et puhuda Törtsuki ilmajuttu. Tere! Olete ehk isegi viimasel ajal märganud, et ilm on ilus olnud. Miks on see nii, mõtled sa? Täna olemegi leidnud ülesse inimese, kellele igaüks peaks olema soojade ilmade eest tänulik. Tere! Tere! Ehk tutvustaksite ennast alustuseks raadiokuulajatele härra Ilmar Kirsi? Nojah, tere! Mina olen Ilmar Kirsi. Töötan Kiviõli keemiakombinaadis õlipressi peal. Ja ega nagu ei oskagi alguseks nagu kohe nii pikalt juttu kohe rääkida. Tagasihoidlikkus pidavat inimest kaunistama. Härra Kirsil on üks huvitav hobi, nimelt ilma parandamine. Ta avastas enese huvitava võime 1989. aastal, kui ta hakkas intensiivselt mediteerima. Rääkige sellest lähemalt. Ühel kenal suvepäeval leidsin, et alati, kui mul tuleb hommikul meelde mediteerida, on ilus ilm. Alguses tegin seda rohkem oma lõbuks. No näiteks puhkepäeviti, kui perega randa läksime või kui maal heina tegime. Hea ju, ilus ilm. Aga hiljem, kui võõrad juba pidevalt mu abi hakkasid paluma, hakkasin selle eest ka raha võtma. Et mis ma ikka niisama enne päikesetõusu üles ärkan ja lehmad jäävad lüpsi ootama ja mul siuksed lehmad, et kohe tunnevad, kui ma üles ärkan ja kohe tahavad lüpsmist saada. Muidu võivad lõhki minna. Mul punnik on selline ilus must-valge lehm ja siis on mul seal veel... Räägiks nüüd teie argipäevast. Nojah, mis mul nüüd... Mina siin, aga mul on lehmad, jah. Aga ilma saab ilusaks ju mitmed. Väimnen hommiku, karastan ennast külvas vees, teeb mul söömu värsket lehmapiima ja enne tööle minekut mediteerin pisut. Mis seal ikka? Jah, ja makstakse ja valitsus maksab mõnikord ilusa ilma saamiseks. Vabariigi aasta peale või ikka. Aga kui küsida tohib, mida te tegite juunikuus, kui meil siin oli selline vastikult külm ja märg ilm? Mis jutt see nüüd on? Juulis oli ilus küll ju. Minu arvates isegi väga. Ma juurdasin uut meetodit siis. Jõin ilma ilusuks. Väga kenad ilmad olid. Oleks praegu, kui mul raha peaks otsa lõppet. Aga lõppes jah. Ja koos sellega ka minu ilusaimad hetked siin elus sel suvel. See, et teil siin augustist päike paistab, mis mul sellest? Mul tasub ainult teha ja panen, vihmaladinal sadama. Mõtlen, kui ma raha ei saa, siis ma olen minema. Minu pärast kas või Lätti. Lätlased on hea rahvas. Nemad peavad lugu heast räimest ja heast ilmast. Oskavad mu suursugust talenti hinnata, mitte nagu teie siin. Aga mida te peate oma ala suurimaks saavutuseks? Jah. Las ma mõtlen. Jah, arvan, et parim tegu siiani oli, kui 5 aastat tagasi ja augusti putsi ajal sai tiblavägedale vihma ja rahet mediteeritud. Kui nad oma massinatega seda teletorni võtma tulid, lasi neile kraevale sadada miinus lirtsus. Tankid sasid täis, mundrid tilkusid. Seepärast neil torn tookord võtmata jäigi. See on kõik puhas minu panus. Jah. Lõpetuseks tahaksin teilt küsida sellist asja, et kui kauaks te veel meile selliseid ilusaid suveilmu garanteerite? Mis garanteerin? Häbi pole küsida või? Ilusad! Kui järgmiseks nädalaks raha pole üle kantud valitsusest minu kontole,
saate siukesest rahet ja vihma näha, mida siin pole Põhjasõjast saadik tulnud. Tiimlad, ma olen varem Lätti, seal makstakse mulle poole rohkem, ma olen ilusad ilmu seal. Seal antakse tasuta piima, lehma piima ka. Räägiks nüüd teie argipäevast. Nojah, mis nüüd mina, aga mul lehma. Ilma saab ilusaks mitmeti. Vöimne hommikul. Mis sa naerad siin kõrval kogu aeg? Mis lehmad? Mis mokklõhki? Paneme uuesti jätnud. Räägiks natuke sellest. Tule üles. Räägiks nüüd teie argipäevast. Nojah, mis nüüd mina, aga mul lehmad. Ilma saab... Mida veel hirnud, kurat? Lai pea! Proovime veel kord, see lehmad oli hea seal. Lehmad. Ma sulle teen hoopis teile, kui saad praadida muna hoopis. Läheb. Räägiks nüüd teie argipäevast. Nojah. Mida? Noh, Läheb uuesti. räägiks nüüd teie argipäevast. Nojah. Mis nüüd mina, aga mul lehmad. Jah. Ilma saab ilusaks mitmeti. Veimlen hommikul, harastan ennast külmas vees, tõmban söömu lehmapiima ja enne tööle minekut mediteerin pilus pisut. Mediteerin pilus. Ma ütlesin pilus. Oota, proovime uuesti. Kust kohast sealt, et räägiks nüüd pisut või? Nojah. Räägiks nüüd teie argipäevast. Nojah. Räägime siis. Räägime. Oota. Korras. Ma olen valmis. Ma olen valmis. Mina ka. Väga tõsine asi. Aga sul on lehmad. Värd südamust. Till. Mõelge seda, et Jüri on meil tegelikult papi võlgu. Mis me kõik oleks teinud, kui me seda kõik oleks kätte saanud? Tula! Molli! Hea küll. Tema jaoks oli iga nimi.